Meie järgmine esineja on Jaan Sootak, kes on Uno Lõhmusest, kui Rait oli natukese noorem, siis või ütles, et ta on natuke noorem kui Uno. Jaan on natukese vanem kui Uno oli. Mina tunnen ennast siin mingil määral niisuguse vahelülina. Need kõik on minu õpetajad. Ja ma näen siin saalis väga palju neid, keda mina olen õpetanud. Et ma tunnen, et ma olen selline vahepealne põlvkond siin selles tänases koosluses. Minu jaoks olid kriminaalõiguse õppejõududena tandemis just nimelt Uno Lõhmus ja Jaan Sootak. Tähtsad loengud pidas professor Rebane. Lõhmus ja Sootak olid siis need poisid, kes tegid seminare, kes vahetasid seminari rühmi vahepeal. Meelde on jäänud see, et Uno seminarides tuli selgesti välja see, et ta oli ka praktik. Mitte, et Jaani seminarid oleks igavad olnud, aga väga põnev oli tudengina just nimelt teada saada selliseid praktilisi probleeme. Uno kindlasti ei olnud niisugune, ma ei oska öelda, värvikas lektor ja naljaviskaja, nagu oli näiteks advokaat Lembit Lill tsiviilprotsessi seminarides. Aga ta tõi meieni ikkagi need küsimused, mida õpikutes ei olnud ja mis elus endas tulid ette. Jaan ja Uno said uuesti kokku pärast seda, kui need teed olid lahku läinud ülikoolist. Uno ei töötanud enam pikalt ülikoolist või tegi seda siis ainult sellise külalisõppejõuna Riigikohtus, aga siiski mitte enam ühes samas kolleegiumis. Uno oli ka nagu Raitki see nii-öelda kolleegiumi väline kohtu president, eks ole, et ei läinud üheski kolleegiumist presidendiks või Riigikohtu esimeheks. Et sellepärast ma ei tea, kas Jaani suhtumine põhiseaduslikkuse järelevalvesse niisuguse korraliku või tõsimeelse kriminaalõiguslasena, karistusõiguslasena, seda me saame ilmselt kohe maid kuulda. Et ma annaks nüüd sõna edasi, Jaan, sulle ja ole ka kena, mine sinna pulti. Aitäh, proua juhataja, minu daamid ja härrad. Esimene slaid. Ma pean kõigepealt ennast välja vabandama. Pealkiri ei ole mõeldud iroonilisena. Tegelikult ma saan väga hästi aru ja nagu te kõik ilmselt saate aru, karistusõiguslikud küsimused ei ole põhiseaduslikkuse järelevalves kindlasti mahuliselt mitte esikohal. Kas nad on ka tähtsuselt olulised? Olulised on nad kindlasti, aga vast mitte esikohal. Aga punkt 2 siis, jah. Põhiseaduslikkuse järelevalves käiakse ju ümber karistusõiguslike normidega. Ja minu ettekanne vaatabki, kui õigesti või kui hoolsalt põhiseaduslikkuse järelevalves siis käiakse ümber karistusõiguslike normidega. Kõikidel normidel, kõikidel õigusharudel on ju oma eripära, mida põhiseaduslikkuse järelevalve peab samuti silmas pidama. Kui hästi seda on tehtud, vaatame. No ma punkt 3 ei pretendeeri ammendavusele. Loomulikult võib-olla mõned küsimused kõrvale jääda. Ma nimetaksin neid probleeme siis küsimusteks ja söandaksin neid nimetada natukene ka küsitavusteks. Mõned lahendused on minu arvates Riigikohtu poolt küsitavad, mis ma loodan, minu lähenemine jääb teadusliku lähenemise piiridesse, aga mõningane kriitilisus on teaduslikus lähenemises
paratamatu. Nii, järgmine. Lähme siis, enne kui me lähme sisuliste küsimuste juurde, 2 klauslit. Esimesest ma juba rääkisin, ma ei pretendeeri ammendavusele. Kindlasti on veel karistusõiguslikke probleeme, millel on tähtsus põhiseaduslikkuse järelevalves, aga ma olen enda arvates vähemalt püüdnud välja tuua olulisemad. Teine klausel, ma ei räägi sõnagi Euroopa Liidu õigusest ja Euroopa kohtute lahenditest, mitte et ma peaksin neid vähetähtsateks, üldsegi mitte, aga tegemist on väga spetsiifilise mateeriaga, mis nõuab omaette käsitlust. Meil on praegu õppetoolis 2 doktoranti, Mario Truu ja Kaie Proode, kes tegelevad Euroopa õigusega. Võib-olla nemad võtavad selle küsimuse kunagi käsile oma doktoritöös või ka siin saalis, miks mitte. Aga mina jätan selle praegu täiesti teadlikult ja tahtlikult kõrvale. Nii, lähme siis sisuliste küsimuste juurde. Esimene on proportsionaalsus. Need allakriipsutused on muidugi minu omad. Kõigepealt 2 aspekti, mille üle ei vaielda, millega ma olen 100% nõus. Kõigepealt karistuse proportsionaalsus on oluline sanktsioonisüsteemis. Me vaatame sanktsioonisüsteemi, karistusseaduslikku sanktsioonisüsteemi siis praegusel juhul. Vaatame tervikuna ja üksikud karistused või üksikud sanktsioonid peavad olema omavahel proportsioonis. See on arusaadav. Ja teine proportsionaalsuse aspekt, mille vastu ma ka poole sõnaga ei vaidle, see on siis õigusööve olulisus ja põhiõiguse olulisus. Loomulikult karistus, võtame vangistuse, eks ole, loomulikult see ju riivab isiku vabadust, põhiõiguslikku vabadust. Siin ei ole ka mingit probleemi proportsionaalsusega. Nüüd tuleb see aga. Küsimus on, kas karistus peab olema proportsionaalne konkreetsel juhul, kui karistust mõistetakse, siis kas ta peab olema proportsionaalne ja millega ta peab olema proportsionaalne? Süü suurusega nähtavasti, jah. Kirjanduses on selgelt välja öeldud, näete, siin on ka viide 2 allikale, et konkreetselt karistuse mõistmisel ei ole proportsionaalsus oluline, seda ei arvestata. Nii on väidetud kirjanduses ja nii on ka Riigikohtu varasem seisukoht. Siin kõigepealt Riigikohus viitab ringkonnakohtu lahendile. Ma ei tahaks väga halvasti öelda, aga see ringkonnakohtu seisukoht on pehmelt öeldes väga vaieldav. Ei saa niimoodi öelda, et kui meil on tegemist grupilise kuriteoga, jah, et siis peavad kõikidele grupi liikmetele mõistetavad karistused olema omavahel proportsionaalsed. Kui ma tohin, siis ma teen ühe väikese kõrvalepõike kõrghariduse valdkonda. Ülikoolis vahepeal võttis maad seisukoht, et kui grupp teeb eksamit, jah, olgu siis see suuline või kirjalik eksam, siis me ei võta, kõige kõrgemine on suurepärane ehk A, ja siis me ei võta A hinde puhul arvesse mitte objektiivset teadmiste taset, vaid selle grupi kõige paremat vastust. See on tobe, ausalt öeldes. Ma toon ühe tobeda näite, mis väärib seda seisukohta. Nimelt, kujutage ette, kui on 2 suulisel eksamil 2 üliõpilast, ühel tuleb suust natuke sooja õhku, teine vaikib kangelaslikult nagu Vene partissan. Kas siis üks saab A ja teine B? Kindlasti mitte.
See on siis selle põhimõtte väljaarendamine totruseni, aga nii umbes tuleks. No tuleme tagasi meie teema juurde. Nüüd ma vajutasin kuhugi valesti. Nii. No siin on sama asi, tsiteeritud on siis Riigikohtu otsuse punkti 22, ma ei hakka seda teile ette lugema. Siin ütleb, vaadake seda lõppu, alla joonitud osa lõpus, kus Riigikohus ütleb sõna-sõnalt välja, et konkreetse karistuse mõistmise juures ei arvestata või ei rakendata proportsionaalsuse põhimõtet. Niisugune on Riigikohtu seisukoht nii-öelda tavalistes kriminaalasjades. Tuleme nüüd põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendite juurde. Siin on midagi muud öeldud. Näete, esimene lahend. Karistus peab olema süüdlasele tema süüle vastav ehk proportsionaalne. Riigikohus, põhiseaduse kolleegium läheb vastuollu kriminaalkolleegiumi lahenditega. Järgmine lahend täpselt samamoodi. Igal üksikul juhul peab olema karistus proportsionaalne. No siin on veel näited Riigikohtu lahenditest, kus siis põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium asub tavaliste asjadega võrreldes vastupidisele seisukohale. No kõigepealt siis see probleem, millest ma juba rääkisin, eks ole, see on siis see grupilise kuriteo korral karistuste proportsionaalsus. Loodetavasti Riigikohus selle seisukohaga nõus ei ole. Siin on kaks varianti. Kas Riigikohus tunnistab, et see küsimus, proportsionaalsuse küsimus on läbi töötamata. See tahab siiski läbitöötamist. Ma ei mõtle läbitöötamise all mitte läbitöötamist kirjanduses, mida võib ju alati teha, vaid Riigikohtu lahendites. Või teine küsimus siis, või teine võimalik lahendus on siis see, et nii-öelda tavalises kriminaalasjas proportsionaalsust ei arvestata, nii nagu on Riigikohtu varasemad seisukohad, aga põhiseaduslikkuse järelevalve küsimustes on proportsionaalsus niivõrd oluline, et seda ei arvestata mitte ainult siis sanktsioonisüsteemis, nagu me alguses vaatasime, eks ole, vaid ka konkreetse karistuse mõistmise juures. Ma toetaksin või lähtuksin siiski esimesest seisukohast, et see küsimus tahab lahendamist, analüüsimist, Riigikohtu lahendit. Nii palju proportsionaalsusest. Teine küsimus on süüdistatava isik. Kirjanduses ja Riigikohtu lahendites, siin on viide nii kirjandusele kui ka Riigikohtu lahenditele. Näete, siin on selgelt öeldud kohe alguses paragrahv 56, karistusseadustiku paragrahv 56, lõige 1 ei näe ette süüdistatava isiku arvestamist iseseisva karistust tingiva asjaoluna. See on minu lihtsameelse arvamuse järgi elementaarne. See on üldtunnustatud seisukoht. Tõsi küll, arvestatakse süüdistatava isikut kahel juhul, eks ole, eripreventiivse prognoosi korral, mis on paragrahvis 56 lõige 1 kirjas, mitte küll isik, aga eripreventiivne prognoos. Me ei saa eripreventiivset prognoosi kuidagi teha ilma isikut arvestamata, see on selge. Ja teine
või juhtum, kus arvestatakse süüdistatava isikut, on siis karistuse mõistmine või karistuse tingimisi täitmisele pööramata. Paragrahvid 73, 74, siin on samuti vaja ju arvestada süüdistatava isikut. Kas me siis loodame, et ta laseb ennast ära hirmutada sellest karistusest või mitte. Nii palju küll. Aga nagu öeldud, siis vaatame, nüüd tuleb jälle see aga vaatame põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsuseid. Näete, siin on selles lahendis on sõna-sõnalt öeldud osa paragrahvis 56 lõige 1. Osa asjaolusid on siis süüteo asjaolud, kuidas nii on neid siin nimetatud. Osa aga süüteo toime pannud isikuga ei ole. See seisukoht on vale. Vähemalt siiamaani on arvatud teistmoodi. No, siin on nüüd praegu viide põhiseaduslikkuse kolleegiumi otsusele ja viitega paragrahvile 60, karistusseadustiku paragrahvile 61, kus siis öeldakse, et erinevalt kriminaalkoodeksi paragrahvist 39 ei ole seal räägitud süüdistatava isikust. Muide, kui te lubate mulle väikese ajaloolise kõrvalepõike, see ei ole nii tobe kui eelmine, aga omajagu värvikas, mis tuli või mis ei tulnud üle siis kriminaalkoodeksist. Kriminaalkoodeksi vastuvõtmise järel paragrahvides 36 ja 39, 36 olid siis karistuse mõistmise üldised alused ja paragrahvis 39 karistuse mõistmine alla alammäära. Seal oli sõna-sõnalt öeldud ja vene keeles ličnost ehk isiksus. Venekeelses variandis kuni kriminaalkoodeksi kehtivuse lõpuni, kuni õndsa nõukogude aja lõpuni jäigi see isiksus. Eesti NSV kriminaalkoodeksis, kui ma nüüd õigesti mäletan, 70. aastast alates isiksus asendati isikuga, kusjuures kehtivusõiendite järgi arvestades seda muudatust seadusandlikus menetluses ei tehtud. Võib öelda, et see on terminoloogia küsimus, sõnastuse küsimus. Ei ole. Isik ja isiksus on täiesti erinevad asjad. Ja karistusõigus arvestab või arvestas ja nendel kahel juhul, mis me siin näitasime, arvestab isikut, mitte isiksust. Aga olgu pealegi. Ühesõnaga, selles lahendis tuleneb, rõhutab siis põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium, vaadake seda lõpuosa, lihtsalt kui ilmnevad erandlikud asjaolud, täpsustamata, mida nende erandlike asjaolude all mõeldakse. Nüüd on küsimus, kas põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tahab öelda, et tunnust süüdlase isik ei võetud kriminaalkoodeksist üle, aga ometigi paragrahv 61 kohaldamisel siis tuleb arvestada, et ta võeti üle. Noh, ma ei taha halvasti öelda, aga kui natuke ironiseerida, ühesõnaga tunnust isik ei võetud üle, aga nii-öelda tagaukse kaudu, paragrahv 61 kaudu tuuakse see isik ikkagi karistuse mõistmise üldalustesse sisse. Noh, selle variandi poolt, see on siis alapunkt A, ja räägib
asjaolu, et tõepoolest paragrahv 61 räägib lihtsalt erandlikest asjaoludest, täpsustamata, mis need erandlikud asjaolud on. Ta võib hõlmata ka isiku. Sama seisukoht on ka paragrahv 61 kommentaaris, aga viitega lihtsalt Riigikohtu lahendile. Selle lahendi vastu on 2 argumenti. Paragrahv 61 karistuse mõistmine alla alammäära on samuti ju karistuse mõistmist reguleeriv säte, eks ole. See tähendab siis paragrahvid 56 lõige 1 ja 61 on omavahel vastuolus. Sisuliselt karistuse mõistmise regulatsioonis on 2 vastuolulist seisukohta. Teine tunnus, mis räägib siis selle lahenduse vastu, on see, et tunnus isik on ju tegelikult paragrahvist 61 kustutatud. Kui me võrdleme kriminaalkoodeksi paragrahvi 39 ja karistusseadustiku paragrahvi 61, siis me näeme, see on fakt, et see tunnus on lihtsalt sealt kustutatud. Kuidas võiks lahendada, ei ole minu asi hakata Riigikohtule nõu andma, aga siiski üks lahendus võiks olla selline, et paragrahv 56 lõige 1 on üldnorm, näeb ette karistuse mõistmise üldised alused, kus ei ole isikut. Ja paragrahv 56 lõige 1 lause 2 eripreventsioon, samuti siis üks kergendav asjaolu ja muud paragrahvid, nagu siin lõpus on toodud, need on erinormid. Tegemist on siis üld- ja erinormide hierarhiaga, mis võimaldab seda vastuolu lahendada. Aga jällegi me võime ju kirjanduses selle seisukoha välja pakkuda, aga siin oleks vaja Riigikohtu lahendit. Järgmine küsimus. Karistuse mõistmine alla sanktsiooni alammäära. Kõigepealt selle lahendi üks punkt. Siin on siis öeldud, nagu te näete siin lõpus, Riigikohus lahendades põhiseaduslikkuse järelevalve küsimust konkreetses asjas ei tegele õigusvaidlusega, ei lahenda õigusvaidlust ega ei tuvasta faktilisi asjaolusid. Nii on natuke õelutsemise korras kolleegium ütleb küll kolleegiumi arvates või kirjutab. Tegelikult on siin tsiteeritud seadust. Paragrahv põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse paragrahv 14 lõige 2 teksti. Nii et see ei ole kolleegiumi arvates, aga olgu pealegi. Järgmisest selle sama lahendi punktist 20 tuleneb, et paragrahv 61 kohaldamine, karistuse mõistmine alla alammäära on faktiline asjaolu, mis tuleb tuvastada kriminaalmenetluse käigus. Ja Riigikohus põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium ütleb sõna-sõnalt, et kolleegium ei ole pädev seda küsimust lahendama. Siin nüüd punkt 2, siin on toodud siis paragrahvid, mille kohaldamist Riigikohus selles lahendis kontrollib. Minu arvates selle küsimuse lahendamine, kas kohaldada paragrahvi 61 või ka paragrahve 73-74, see on õiguslik vaidlus. Riigikohus võtab seisukoha
seaduse sätete kohaldamisest konkreetses asjas. See on ju õiguslik vaidlus. Riigikohus hindab siin ringkonnakohtu argumente, kas kohaldada või mitte kohaldada neid sätteid. No nüüd punkt B. Ma nimetaksin seda natuke piinlikuks juhtumiks. Riigikohus ütleb siin selles samas lahendis, näete, siin on alla kriipsutatud koht, et äärmiselt keeruline on ette kujutada asjaolusid, jutt on seksuaalkuriteost, vägistamisest, kui ma õigesti mäletan, mis tegu või süüdlase isikut iseloomustavana üldse võimaldaksid kohtul mõista karistuse alla alammäära. See on ekslik, see on veel viisakalt öeldud. Riigikohtul minu pärast kas või kõige kõrgemal Riigikohtu astmel üldkogul ei ole mingit õigust lülitada paragrahv 61 toimealast välja mingi kuriteoliigi. Ja ma julgen nüüd öelda, järgmises otsuses Riigikohus parandab oma vea. Ja näete, siin on sõna-sõnalt öeldud, et igale süüteo koosseisule võib vastata ka mõni selline tegu, mis nõuab siis karistuse kohaldamist alla alammäära. See tüli on lahendatud, Riigikohus ise parandab oma vea. Lõpuks siis natuke provokatiivne väide. Ma olen kindlalt seisukohal, et paragrahv 61 kohustuslik kontrollimine põhiseaduslikkuse järelevalve küsimuses ei tulene seadusest, põhiseaduslikkuse kohtumenetluse seadusest. No, seaduse kommentaarides, Peeter Roosma on ise ka siin, on mainitud, et kontroll väärib eraldi märkimist. Kõik, mitte mingit sisulist põhjendust, miks on paragrahv 61 kohaldamine kohustuslik. Riigikohus on küll oma lahendites seda küsimust põhjendanud, aga kirjanduses ei ole selle kohta midagi öeldud. Selle paragrahv 61 kohustusliku kontrollimise juures tekib kaks küsimust, mida ma söandaksin nimetada ka küsitavusteks. Esiteks seaduse paragrahv 14 lõige 2 esimene lause nõuab asjasse puutuvust, aga ei ava selle sisu. Ja teises lauses seadus väidab pigem vastupidist, nimelt nendib, et Riigikohus ei lahenda õiguslikku vaidlust, millest me juba rääkisime. Nii et see paragrahv 61 kohustuslik kontrollimine ei tulene seadusest. Punkt C. Riigikohus väidab, põhiseaduslikkuse kolleegium väidab, et seadusandja on andnud kohtule võimaluse arvestada paragrahv 61 kohaldamist. Ei tulene see volitus seadusest. Nagu öeldud kommentaariks siis, seadusandja nõuab üksnes asjasse puutuvust, mis tähendab küsimuse olulisust ja nagu Riigikohus on seda ka selgelt seletanud. Lõpptulemuseks on siis see, et leides, et paragrahv 61 kohaldamine on võimalik, mida see tähendab? See tähendab seda, et Riigikohus kontrollib faktilisi asjaolusid, annab hinnangu maakohtu ja ringkonnakohtu seisukohtadele ja jätab põhiseadusele mitte vastava normi kehtima.
ma ei saa aru, miks see lahendus niisugune peab olema. Lahendus võib-olla natuke lihtsameelne lahendus oleks lihtsalt selline, et me kontrollime alati normi põhiseadusele vastavust ja mitte ei keeldu sellest küsimusest või selle küsimuse lahendamisest, toetudes õiguslikule vaidlusele, lahendades õiguslikku vaidlust, mida seadus ei luba üldse teha. Nii et see paragrahv 61 kohaldamine on seaduse paragrahv 14 tõlgendamise küsimus, see on Riigikohtu fantaasia. Viimane sisuline küsimus. Natukene, ma ei ütleks, et see naljakas on, aga natuke kummaline. Ringkonnakohus nimelt mõistis, näete, siin on transpordialane kuritegu, purjus juht sõitis vist ühe inimese surnuks. Mõistis vangistuse 4 aastaks ja 6 kuuks. Paragrahvi sanktsioon näeb ette karistuse 3 kuni 12 aastani ja keskmine karistusmäär oleks siis umbes 10 aastat ehk 8 kuni 11 aastat. Ja ringkonnakohus pöördub nüüd siis Riigikohtu poole ja ütleb, et see keskmine sanktsioonimäär, mediaan tegelikult, on põhiseadusega vastuolus, sest et me peame hakkama Riigikohtu lahenditest, Riigikohus on seda korduvalt öelnud ja küllap ütleb ka edaspidi, peame lähtuma nullpunktist, tuleb võtta keskmine. Aga kui me võtame keskmise, väidab ringkonnakohus, siis me ei saa mõista talle õiglast karistust, sest see tuleb liiga suur, liiga range. Riigikohus ütleb, et võttis küll asja menetlusse, aga põhiseaduslikkuse kontrolli ei teosta väitega, et näete, siin on Riigikohtu põhjendus kirjas, et kohus ei pea lähtuma või võtma aluseks sanktsiooni keskmist, vaid mõistab lihtsalt sanktsiooni piirides jääva karistuse, mida kohus on ka teinud. Järelikult see karistus ei ole ebaproportsionaalne. Mina näen siin hoopis, see on nüüd natuke see kummaline moment, mina näen siin hoopis ringkonnakohtu väikest mässukatset. Nimelt tahab ringkonnakohus öelda, et me ei peagi lähtuma, nagu Riigikohus kogu aeg nõuab, me ei peagi lähtuma sanktsiooni keskmisest. Ja ka kirjanduses on öeldud, et tegelikult tuleks lähtuda esimesest kolmandikust. Nullpunkt tuleks asetada esimesse kolmandikku. Siin on Jaan Ginter, kaugele ei ole vist näha seda viidet. Jaan Ginter on analüüsinud esimese astme kohtulahendeid ja jõuab samuti järeldusele, et tuleks lähtuda esimesest kolmandikust. See ringkonnakohtu mässukatse ei õnnestunud. Jääme siis huviga ootama Riigikohtu järgmist seisukohta, kus on öeldud järjekordselt, et tuleb lähtuda sanktsiooni keskmisest. Igatahes minu soovitus on siiski mõelda, enne kui see asi kirja panna. Lõpuks, kokkuvõtteks. Tabloo näitab mulle 0,0. Aga ma lõpetan kohe. Siin on, ma tsiteerin Raiti, tegemist on põhiseaduslikkuse järelevalvega, näol on tegemist täiesti iseseisva jurisdiktsiooni vormiga, nõus, õige, aga konkreetse õigusharu normidel ei ole ju ükskõik, kuidas põhiseaduslikkuse järelevalve raames konkreetse õigusharu normiga ümber käiakse. Nii et ma loodan, et mul õnnestus näidata, et nendel
nendel lahendites või Riigikohus ei käi alati konkreetse õigusharu, jutt on siis karistusõigusnormidest, ei käi alati nendega päris korrektselt ümber. Kui mitte midagi muud, siis ma loodan, et vähemalt mõtlemisainet mul õnnestus teile ikkagi anda. Aitäh kuulamast! Aitäh! Mina usun, et su küsimused ja küsitavused võisid tekitada küsimusi ka saalis. Madis niheles kangesti, tahad? Sealt tuleb mikrofon. Salvestuse jaoks on oluline. Aitäh! Aitäh, Jaan, selle tõesti suurepärase ja meeleoluka ettekande eest. Võib-olla selle esimese mõtte kohta proportsionaalsus ja karistuse mõistmine, et üks vahetegu on muidugi tõesti sanktsiooni kui sellise proportsionaalsus ja konkreetse karistuse proportsionaalsus. Et tegelikult põhiõiguste seisukohalt saab ju ka kontrollida mõistetud konkreetse karistuse proportsionaalsust, sest see on põhiõiguse riive. Seda võib-olla ei hinnata, ei võeta arvesse karistusõiguses, seal on teised kriteeriumid, mis küll peegeldavad vahendlikult seda proportsionaalsust, põhiseaduse tasandi proportsionaalsust, aga see tegelikult võib-olla ei takista põhiseaduse seisukohalt hindamast seda mõistetud sanktsiooni proportsionaalsust. Muidugi hoopis teine küsimus ja ka mul on tõesti hea meel, et sa vastasid nii mõnelegi küsimusele, mis mul on tekkinud ka Riigikohtu lahendeid lugedes. Aga just see, et ei pääse Riigikohtus löögile sanktsiooni määra hindamiseks. Et Riigikohus on algusest peale ju öelnud, alguses oli see liiklus, tähendab mitte liiklus, vaid auto ärandamine, eks ole, et kas kui keegi võtab auto, teeb sellega lõbusõitu ja toob auto tagasi, siis selle sanktsioon oli kõrgem kui juhul, kui keegi võtab auto, et ta endale jätta. See oli vist kõige esimene, see sanktsiooni kaasus Riigikohtus. Ja seal ütles Riigikohus, et ei ole häda midagi. Ja siis ma õpetasin alati tudengeid, et kui te satute sellisesse olukorda, eks ole, politsei küsib, et kas te tahtsite selle tagasi viia? Ei, ma tahtsin endale jätta, eks. Aga igal juhul suur aitäh, ma ei tahtnud pikalt rääkida. Jah, ma vastan nii palju, et sa järelikult nõustud minu teise võimaliku variandiga, et Riigikohus ei pea seda küsimust tervikuna läbi töötama. No mis seal ikka? Jõudu teile, riigikohtunikud! Mulle näib, et siit hakkab kasvama välja publikatsioonide sari. Täpsustan, tahan natuke targemaks saada. Siis õiglus kui põhiseaduslik põhimõte ja siis proportsionaalne lähenemine karistamisel kui selle normi edasi areng. Kas selle mõtte loogika, kas sobiks teile? Palun natuke täpsustage oma küsimust. Põhiseadus on leitav see osa, kus õiglus kui põhimõte on märgitud olemas. Õiglus, see on ikka. Ja siis karistusseaduses või karistusõiguses see proportsionaalsuse põhimõte või lähenemine või meetod, see on nagu kui õigluse vorm, kui õigluse põhimõte edasi areng. Kas see loogika sobiks teile? No hea küll, laias laastus ma olen teiega nõus. See ühineb see seisukoht natuke Madise lähenemisega, eks ole, et põhiseaduslikkuse järelevalve
menetluses on see proportsionaalsus natuke teistmoodi paigas ja lähtub rohkem sellest põhimõttest või sellest, kuidas konkreetne karistus riivab või häirib inimese põhiõigusi või põhivabadusi. See on üks võimalik variant, täitsa nõus. Kas ma selle variandiga sisuliselt nõus olen? See on teine küsimus, aga loomulikult ma olen nõus sellega, et jah, see on üks võimalikke lahendusi. Tere hommikust ka minu poolt ja suur aitäh väga põneva ettekande eest. Paar mõtet lihtsalt tuli seoses selle konkreetse karistuse proportsionaalsusega, mida üldiselt ju tuletatakse ka õigusriigi põhimõttest ja selles osas peaks ju ikkagi riigi kohus, ma arvan, lähtuvalt põhiseadusest, mis kehtib ju kõikides õigusharudes, siiski tuletama ühtse seisukoha, et nõustun sellega, et seda tuleb arutada ja teisalt võib-olla ka mõeldes Uno Lõhmusel, siin on kindlasti mõtet ka vaadata Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat, sest ka kohus, siis Euroopa Inimõiguste Kohus on ju öelnud erinevaid asju ja ka käsitlenud just karistuse, konkreetselt määratud karistuse proportsionaalsust. Aitäh! No, ma olen sinuga põhimõtteliselt nõus, aga küsimus on lihtsalt selles, kui palju me rõhutame karistusõigusnormide eripära ja kui palju me toetume põhiseadusele, põhiõigustele. Selles on asi, jah, aga me ei saa karistusõigusnormi eripära täielikult eitada või selle tõlgendamispraktikat, mida ma oskan praegu vastata. Aitäh! Ma praegu ei näe, et keegi tahaks veel sõna. Ma arvan, et kogu juristkond või kõik õigust õppinud on täitsa nõus selle õiguse vahekorraga. 20. sajandi üks kuulsamaid Saksa karistusõiguslasi ja õigusfilosoofe Gustav Radbruch ütles, et õigus see on tegelikkus, mille eesmärk on see teenida õiglust, et ega karistusõigus ei ole selles mõttes ka midagi kõrvale kalduvat ja erinevat.